Iisrael on just šokeerinud Süüriat ja kogu maailma, korraldades ootamatu salajase rünnaku ühele nende õhuväebaasile. Ja kuigi meedia püüab sind veenda, et see on tingitud Iisraeli sõjahimust, on tõde tegelikult palju-palju kurjem ja keerulisem. Miks peaks Iisrael potentsiaalselt avama uue rinde just siis, kui käivad rahuläbirääkimised Süüriaga ning minema vastuollu oma tugevaima liitlase USA soovidega? Midagi väga tõsist peab toimuma ja kahjuks see nii ongi. Süüria, mida juhib endine Al-Qaeda džihadist, mängib mängu. Väga ohtlikku mängu. Ja tundub, et ainult Iisrael on sellest aru saanud. Ja jah, see võib olla seotud sellega, et nad on teatanud oma tuumaambitsioonidest. Ja kui sulle tundub mõte džihadistist, kellel on tuumarelv hirmutav, siis võid sa tegelikult olla Iisraeli poolen selles küsimuses. Mina olen Ira Kay ja me oleme siin, et selgitada Lähis-Ida geopoliitikat. Alustame päris algusest. Süüria on riik, mis asub Lähis-Ida ja Vahemere ristumiskohas, muutes selle väga oluliseks geopoliitiliseks sõlmpunktiks. Ja viimased 50 aastat valitses seda kuulus Assadi perekond. Kõigepealt Hafez aastatel 1970–2000 ja seejärel tema poeg Bashar aastast 2000 kuni detsembrini 2024. Assadid juhtisid riiki, mida võiks nimetada imalikuks, kuid autoritaarseks, mis tähendab, et nad olid oma rahva suhtes julmad, kuid nad ei olnud religioosselt ideoloogilised nagu islamistlikud äärmusliikumised. Nad juhtisid riiki sõjalise ja riigivõimu, mitte ususeaduste alusel. Ja Iisraeli jaoks on see vahe väga oluline. Assadid olid ohtlikud inimesed, kuid mitte naabrid, sest nad olid ettearvatavad. Nad hoidsid piire enam-vähem kontrolli all ning neil olid Iisraeliga ühised huvid otsese sõja ja konfliktide vältimisel. Kui Iisrael viis läbi sõjalisi operatsioone Süürias tegutsevate Iraani vägede vastu ja Iisrael tõepoolest tegutses nii, siis Assad üldiselt talus seda, sest ta ei soovinud sattuda vastasseisu Iisraeliga, mis võiks tema võimu destabiliseerida. 2011 aastal puhkes Süürias pärast Araabia kevadet kodusõda ning 13 aastat võitles Assad mässuliste rühmitustega, kes püüdsid teda kukutada. Venemaa ja Iraani toetus aitas tal võimul püsida. Iisrael jälgis hoolikalt, et Iraan ei saaks Süürias liiga palju võimu ning korraldas vajadusel rünnakuid Iraani relvaülekannete ja sõjalise võimekuse kasvatamise vastu, kuid neil oli Venemaaga omamoodi operatiivne kokkulepe, kes oli Süürias Assadi toetuseks väed sisse viinud. Ameerika Ühendriigid sekkusid sõjaliselt 2014 aastal, et võidelda ISISega ning Ameerika väed jäid väikese arvuna kohale kogu selle aja jooksul. Ja 2024 aastaks uskusid kõik Iisrael, USA, piirkondlikud jõud, et Assad püsib võimul. Jah, olukord polnud hea, kuid ta oli kodusõja võitnud ja tema positsioon tundus kindel. Siis 2024 aasta novembris juhtus midagi tõeliselt ootamatut. Põhja-lääne Süüria mässulised alustasid kiiret pealetungi, mis levis üle riigi jahmatava kiirusega. Ja vaid 11 päevaga, kõigest 11 päevaga jõudsid nad Damaskusesse. Ning 8. detsembriks 2024 kukkus Assadi režiim täielikult kokku. Ülevõtnud mässulisi juhtis džihadistlik liikumine nimega Hayat Tahrir al-Sham, mida tuntakse ka kui HTS. HTS-i juht oli ja on mees nimega Ahmad al-Shara, keda varem tunti kui al-Julani. Otse öeldes al-Shara on džihadist, ta oli Al-Qaeda liige. Ta juhtis džihadistlikku organisatsiooni kogu Süüria kodusõja vältel ning Ameerika Ühendriigid olid tema pea eest välja pannud $10 miljoni suuruse pearaha. Ta oli terrorismi nimekirjas. Ja nüüd selle tõttu sai temast Süüria president. See on täiesti erinev Assadi režiimist. Assadid juhtisid ilmalikku riiki, mis põhines sõjalisel jõul ja riiklikel institutsioonidel. Sa täitsid käske, sest riigil oli sinu üle sõjaline võim, mitte sellepärast, et riik oleks rakendanud mingit tõsist usulist doktriini. Al-Shara organisatsioon on ideoloogiliselt islamistlik. Nende maailmavaadet kujundab põhimõtteliselt islamiusuline doktriin ning eesmärgiks on islami seadustel põhineva islami valitsemise kehtestamine. Tema armee sõdurid ei ole ilmalikud ajateenijad, kes täidavad riigi käske. Paljud neist on HTS-i või teiste džihadistlike organisatsioonide liikmed. Sõjaväge juhivad komandörid, kes on endised džihaadivõitlejad. See ideoloogia on kogu selle uue juhtkonna ja valitsuse sees sügavalt juurdunud. Aga radikaalsete islamistide riigijuhtimine Lähis-Idas ei ole suur üllatus. Miks on see siis nii oluline? Põhjus on selles, et Al-Shara on esitlenud end maailmale muutunud ja pragmaatilise juhina. Ta on peaaegu nagu lääne juht. Ta kohtub Ameerika ametnikega, räägib stabiilsusest ja ülesehitustööst, kannab pressikonverentsidel ülikonda, räägib kaasavatest valitsustest ja vähemuste austamisest ning ta mängib lihtsalt rolli. Olles mõistlik riigijuht, on ta pigem ülikonnas džihadist kui sõjaväevormis džihadist. Ja tõeline oht seisneb selles, et Ameerika Ühendriigid usuvad seda etendust või vähemalt mängivad sellega kaasa. Nad annavad talle legitiimsuse.
kui al-Shara võimule tuli, otsustas Trumpi administratsioon temaga kui legitiimse partneriga koostööd teha. USA tühistas Süüriale kehtestatud sanktsioonid, mis olid Assadide režiimi vastu aastaid kehtinud. USA tõmbas veebruaris Süüriast välja umbes 1000 sõjalist nõunikku ja instruktorit ning need väed olid seal ISISega võitlemiseks ja Iraani mõju piiramiseks. Kuid USA otsustas, et see pole enam vajalik, sest al-Shara valitsus oli valmis mõlemale ohule vastu astuma. USA alustas diplomaatilisi suhteid uue Süüria valitsusega. Trump kohtus al-Sharaga. USA kohtleb teda kui legitiimset riigijuhti, kellega saab koostööd teha. USA ütleb sisuliselt, et see džihadist on muutunud ja temaga saab koostööd teha. Kuid Iisraeli hinnang on veidi teistsugune. Iisrael usub, et ideoloogia ei kao kuhugi lihtsalt sellepärast, et keegi kannab ülikonda ja räägib diplomaatilises keeles. Iisrael usub, et džihadist jääb alati džihadistiks. Keegi, kelle põhimaailmavaadet kujundab islami äärmuslus ja kelle pikaajalised eesmärgid on sellest ideoloogiast mõjutatud, isegi kui tema lühiajaline käitumine võib tunduda pragmaatiline. Eriti kui vaid mõned kuud tagasi olid nad valmis alustama veresauna kampaaniat, et kukutada režiimi. Täpsemalt tegutseb Iisrael uue doktriini alusel, mis kujunes välja pärast 7. oktoobrit. Kui Hamas, nagu te juba teate, džihadistlik organisatsioon, mis oli peitnud oma sõjalised võimed tsiviilhalduse taha, alustas hullumeelset rünnakut, mis tappis ühe päevaga tuhandeid iisraellasi. Ja Iisraeli järeldus sellest traumast oli järgmine. Me ei jää enam kunagi džihadistlikule ohule pimedaks ega usu, et nad on heidutatud lihtsalt sellepärast, et see tundub loogiline. Me ei aktsepteeri, et džihadistlikud jõud arendavad sõjalisi võimeid. Me ennetame iga potentsiaalse ohu, sõltumata sellest, mida see jõud väidab reformide või pragmaatilisuse kohta. Džihadist ülikonnas on endiselt džihadist ja me ei luba džihadistil, kellel on sõjalised võimed, areneda ohuks, millega peame hiljem silmitsi seisma. Nüüd, kui Assad kukkus 2024 aasta detsembris, viis Iisrael väed demilitariseeritud puhertsooni, mis oli alates 1974 aastast eraldanud Iisraeli ja Süüria vägesid. See oli joon, kus mõlemad armeed olid kokku leppinud, et hoiavad teineteisest 50 aastat eemale. Iisrael hõivas ka osi Hermoni mäest ja territooriumi Edela-Süürias. Ja olgu selge, see ei olnud mingil moel sõjakuulutus ega katse riiki laiendada või uusi alasid okupeerida. See oli puhtatal sõjaline samm, millega kehtestati sõjaline kontroll olulise maa-ala üle, kuna uude režiimi ei olnud usaldust. See oli ja on siiani ennetav samm, et tagada, et džihadistid ei jõuaks sinna enne. Samal ajal alustas Iisrael rünnakute läbiviimist, sadu neist Süüria sõjaliste sihtmärkide ja relvalaorite vastu. Jällegi, mitte sõjategevusena, vaid sõnumina. Me ei luba potentsiaalsel vaenlasel meie lähedal pead tõsta. Ja me ei luba potentsiaalsetel džihadistidel saada ligipääsu kõigile relvadele ja laskemoonale. Ja tuumateadmised, mis meie arvates võivad sattuda Al-Qaeda kätte, oleksid probleemsed ja mille Assadi režiim maha jättis. Nüüd võiks arvata, et selline samm puljustaks sõja, eks. Tullakse sisse, rünnatakse erinevaid kohti, liigutakse uuele territooriumile, aga huvitaval kombel juhtus hoopis vastupidine, sest vaid 4 kuu jooksul alustasid Iisrael ja Süüria otseseid rahuläbirääkimisi. Ron Dermer, kes oli tol ajal Iisraeli strateegiliste küsimuste minister, kohtus korduvalt Süüria välisministriga ja see, mida nad läbi rääkisid, oli üsna lihtne. Iisrael oleks järk-järgult taandunud puhvertsoonist ja naasnud 1974 aasta piiridele, välja arvatud 2 sõjaväeposti Hermoni mäel varajase hoiatuse võimekuse tagamiseks. Ja vastutasuks oleks Süüria kohustunud takistama rünnakuid Iisraeli vastu, takistama Iraani ja Hezbollahal kasutada Süüria territooriumi ning demilitariseerima Lõuna-Süüria, kaitstes vähemusi. Süüria uus juht sai Iisraeli sõnumist väga selgelt aru. Iisraelil on tõsi taga, ega hooli sellest, mida liitlased tahavad. Nende surve ei toimi. Kohe algusest peale ei tohi sa muutuda ohuks ja kui sa seda teed, tunned Iisraeli jõudu. Nii nägi uus juhtkond, mõistes Lähis-Ida keelt, seda jõudu ja seisukohta ning sai aru, et parem on olla nende inimestega sõber kui vaenlane. Ja mis siis sellest rahuleppest sai? See jäi kuidagi toppama. Ja selle põhjuseks on Süüria tegelik probleem. See toob meid tagasi küsimuse juurde, millega me alustasime. Näete, kui Assad kukkus, said mõned riigid aru, et neil on siin tõeline võimalus mõjutada Süüriat, mis on geograafiliselt väga oluline, aga mida saab kasutada ka nende ideoloogiliste vajaduste jaoks. Ja teid ei üllata, kui kuulete nende riikide nimesid. Katar, Türgi ja Venemaa. Üllataval kombel ei meeldi neile riikidele eriti mõte rahust Iisraeliga ning seetõttu on läbirääkimised takerdunud. Iisrael on säilitanud ja jõustanud rahutingimusi, samal ajal kui läbirääkimised veel kestavad. Aga selle iroonia ei jää kellelegi märkamatuks. Rahu saavutamiseks on vaja tugevat sõjalist tegutsemist, kuid see on üsna nüansirikas mõte, millest madala IQ-ga inimestel on raske aru saada.
see on see osa loost, mis teeb Süüriast strateegiliselt nii olulise riigi. 3 suurriiki, Türgi, Katar ja Venemaa, investeerivad samaaegselt miljardeid dollareid Süüria ülesehitamisse ja sõjalisse taastamisse koordineeritud strateegia raames ning nende huvide mõistmine selgitab, miks Iisrael otsustas tegutseda. 18. augustil. Olgu, alustame Türgist. Türgi on NATO liige, moslemi enamusega riik ning selle valitsus Erdogani juhtimisel on islamistliku suunaga, mis tähendab, et Erdogani poliitiline liikumine põhineb islamil põhineval valitsemiskorraldusel ja islamistlikul ideoloogial. Türgi on kodusõja ajal aastaid toetanud Süüria džihadistlikke mässulisi ning nüüd, kui need mässulised on al-Shara juhtimisel võimu haaranud, näeb Türgi oma võimalust. Nad investeerivad miljardeid Süüria sõjaväe väljaõppesse, aitavad üles ehitada Süüria riigi infrastruktuuri ja institutsioone. Ja Türgi on nüüd sõlminud kaitseleppe Pakistani ja Saudi Araabiaga ning sisuliselt positsioneerib Türgi end piirkondliku jõuna NATO toetusel. See tähendab lääne toetus. Kõige tähtsam on see, Türgi rajab Süürias püsiva sõjalise kohaloleku, sest nad tahavad tugevat džihaadimeelset valitsust oma lõunapiiril, mida nad saavad mõjutada, kontrollida ja kujundada nii, et see teeniks Türgi piirkondlikke huve. See on ka värav ülejäänud Lähis-Idasse. Ilmalik valitsus oleks Türgi ideoloogiaga vähem kooskõlas, kuid džihaadi valitsus on islamiriigile loomulik partner. Nende materiaalne huvi on selge. Süüria kontrollimine tähendab kontrolli olulise geograafilise risttee üle, maa üle, mis asub Euroopa, Lähis-Ida ja Aasia vahel. See tähendab mõjuvõimu taastamisressursside üle, mis voolavad 25 miljoni elanikuga riiki. See tähendab sõjalist liitlast nende piiril, mitte potentsiaalset vaenlast või ebastabiilset riiki. Nad tahavad seda. Ja sellega pidi Iisrael tegelema, aga sellest räägime kohe. Sest me peame rääkima Katari huvidest. Katar on väike ja erakordselt rikas Pärsia lahe riik, millel on Süürias investeeritud 21 miljardit dollarit. Ja ära lase end petta arvates, et see on lihtsalt nende helduse pärast. Ei, see on strateegiline investeering. Katar rahastab Süüria ülesehitamist, olles selle peamine rahaline päästerõngas. Katar on ka riik, mis iroonilisel kombel võõrustab Hamasi juhte ja vahendab vaenlaste vahel. Katar on juba ammu positsioneerinud end piirkondliku võimu ja mõju vahendajana. Tegelikult tahavad nad lihtsalt oma tahtmist saada. Kui uus Süüria valitsus vajab ülesehitamiseks raha, on Katar kohe rahaga kohal. Kui mugav. Katari investeering Süüriasse täidab mitut eesmärki. See muudab Katari Süüria ellujäämise keskseks tegijaks, kui riik peab pärast 13 aastat kodusõda end üles ehitama, on raha andval riigil tohutu mõjuvõim ja Katarile meeldib mõjuvõim väga. See asetab Katari ka Saudi Araabiale vastukaaluks Pärsia lahe piirkonnas, luues alternatiivse mõju- ja võimukeskuse. Ja kolmandaks annab see Katarile ligipääsu ja mõjuvõimu strateegiliselt asuvas riigis, mis asub 3 kontinendi ristumiskohas. Katari materiaalsed huvid on sarnased Türgi omadega, kuid väljenduvad pigem rahastamise kui sõjalise kohaloleku kaudu. Muutuge Süüria ülesehitamisel asendamatuks. Nad jäävad teile võlgu. Saate mõjuvõimu uue valitsuse üle ja kujundate ühe võtmetähtsusega Lähis-Ida riigi suunda. Kas pole huvitav, kuidas need 2 riiki, kes mõlemad püüavad lausa kinnisideeliselt näida läänelikena, samal ajal kui nad tegelikult investeerivad tohutult islami radikaalsesse ideoloogiasse, on ka Süüria vastu väga suurt huvi üles näidanud? Ma mõtlen, kes küll need punktid omavahel ühendaks. Igatahes loos on ka 3. riik, kes on vähem nähtav, kuid sama oluline, eriti kuna nad on nii tugevalt seotud Iraani abistamisega, mis on omamoodi vihje. Nad on veel üks lääne vaenlane ja Venemaa on Assadi ajal hoidnud Süürias sõjaväebaase. Kui Assad kukkus, seisis Venemaa valiku ees. Nad kas võiklevad vanakorra säilitamise nimel või kohanevad uuega ja nad valisid kohanemise. Nad ei tahtnud konflikti ja olid rahul uue juhtkonnaga. Venemaa on sõlminud kokkuleppe al-Sharaga. Venemaa loobub oma baaside otsesest kontrollist. Need muutuvad ühiseks Venemaa-Süüria väljaõppekeskusteks, kuid Venemaa säilitab kohaloleku ja juurdepääsu. Esimene tsiviillend Moskvast Damaskusesse väljus augustis ning see oli esimene pärast Assadi kukutamist, sest kõik on 2 riigi vahel nüüd rõõmsalt klaar. Venemaa juurdub uues Süürias, kuid nende huvid erinevad veidi Türgi ja Katari omadest, sest nad ei soovi Süüria majandust ega sõjaväge üles ehitada samamoodi nagu Türgi ja Katar. Nad soovivad säilitada tugipunkti strateegiliselt olulises kohas, Vahemere sadamas, lennubaasis, juurdepääsu riigile, mis asub Euroopa ja Aasia vahel. Samuti on neil ühised huvid Iraaniga. Näete, Venemaa on rahastanud Iraani selle konfliktis Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega, sest nad saavad kasu sellest, kui Süüria on vaidlusalune piirkond ja valitseb kaos. Süüria ei ole täielikult läänega ühel meelel. Süüria kuulumine alternatiivsesse võimuvõrgustikku, mis piirab Ameerika mõju piirkonnas, on nende jaoks suurepärane, sest Venemaa on kaose tekitaja ja Süüria kaootiline olukord töötab nende kasuks. Loogika on selline. Türgi saab islamistliku liitlase ja sõjalise tugipunkti.
Katarist saab ühe võtmeriigi jaoks rahaliselt hädavajalik. Venemaa säilitab strateegilise kohaloleku ja takistab lääne konsolideerumist. Ja kõik kolm saavad kasu džihadistlikust valitsusest Süürias. Ilmalik või demokraatlik valitsus teeniks nende huve vähem hästi. Nad oleksid rohkem läänega ühel meelel ja vähem kasulikud nende piirkondlikele strateegiatele. Ja ärgem unustagem, mida Süüria saab nende kolme peamise osaleja investeeringutest. Al-Shara valitsus saab vastutasuks legitiimsuse, ülesehituskapitali, sõjalise võimekuse ja piirkondliku toetuse. Süüriast saab vara, mida Türgi, Katar ja Venemaa kujundavad vastavalt oma huvidele. Ja teid võib üllatada kuulda, et see on nende jaoks olulisem kui rahuleppe Iisraeliga. Nüüd küsi endalt, miks ometi peaks keegi arvama, et see on riik, mis jagab lääne väärtusi? Ja seda mõtet silmas pidades, arvestades, et presidendi pea eest oli vaid mõned aastad tagasi USA poolt välja pandud 10 miljoni dollari suurune pearaha, sest ta oli või on Al-Qaeda liige, tule nüüd tagasi tänapäeva. Süüria teatas, et jätab tuumamaterjali alles. See materjal on kollakook, nagu uraani kontsenttraat, mis jäi üle Assadi salajasest tuumaprogrammist. Ja Iisrael hävitas Süüria tuumareaktori 2007. aastal õhurünnakus, lammutades suuresti relvaprogrammi. Kuid see materjal on endiselt hoiul salajases rajatises, mida allikad nimetavad objektiks 99. Materjali ennast ei saa praegu kasutada tuumarelva valmistamiseks, kuid teoreetiliselt saab seda kasutada räpase pommi jaoks. See on tavapärane lõhkekeha, mis on mõeldud radioaktiivse materjali levitamiseks ja A-ala saastamiseks ning see annab võimaluse tulevikus tuumaprogrammi jätkata. Muide, nädalaid on peetud salajasi läbirääkimisi Trumpi administratsiooniga. Süüria lubaks rahvusvahelisel aatomienergiaagentuuril selle materjali riidist välja viia, selle turvaliselt hoiustada, vältida igasugust võimalust, et seda võiks kasutada või et Süüria arendaks hiljem tuumavõimekust. Ja kokkuleppele jõuti ning Süüria nõustus sellega. IAEA valmistus materjali eemaldamiseks. Ja siis muutis Süüria oma otsust ning teatas, et jätab materjali endale. Vaata vaid seda! Ülikondades džihadistid on huvitatud tuumavõimekuse arendamisest ja ometi koheldakse neid endiselt kui heas usus tegutsevaid osapooli. Ja selle strateegia, pidevad läbirääkimised, viimasel hetkel tehtud muudatused tundub hämmastavalt tuttav. Iraan muidugi. See ei ole veel tuumarelvad. Mitte veel, aga tuumamaterjal, tuumateadmised, tuumavõimekus. Džihaadi valitsus, isegi kui ta esitab end maailmale mõistlikuna, hoiab tuumapüüdlustele ukse avatuna ja väidab, et neil on õigus seda materjali kasutada tsiviilotstarbel, on probleem. Ja miks keegi sellest ei räägi? Mis taeva nimel toimub? Nii et sind ilmselt ei üllata, kui kuuled, et see on Iisraeli jaoks vastuvõetamatu. See oli hetk, mil Iisrael jõudis järeldusele, et võrgustik Al-Shara ümber ei ole lihtsalt sõjaline kinnistumine, vaid džihadistliku ideoloogia strateegiline kasutamine relvana. Neil on džihadistide juhitud sõjavägi, meid toetab Türgi, rahastab Katar ja neil on Venemaa toetus. Ja nüüd, kui neil on tuumamaterjal, on see kõigi nende ohtude kokkulangemine, mida Iisrael püüab ära hoida. Nii et 18. augustil otsustas Iisrael rünnata lennubaasi ja see juhtus juhuslikult samal ajal, kui Türgi sõjaväe delegatsioon külastas just seda baasi. Türgi kõhkles selle taasaktiveerimisega, et aidata taastada Süüria õhuvõimekust. Ja nii, 8 õhurünnakuga hävitati lennurajad ja laoruumid. Sõnum oli ühemõtteline. Türgi ei hakka seda lennubaasi taastama. Džihadistlik valitsus ei hakka arendama õhuvõimekust. See lihtsalt ei juhtu. Ja mis on huvitav, selle ümber on kõik detailid väga salajas hoitud, mis ilmselt tähendab, et see polnud lihtsalt lennubaas, vaid siin toimus palju enamat. Ja ajapikku saame teada, millise hullumeelse vandenõu Iisrael selle rünnakuga nurjas. Aga sellest hoolimata on sõnum, Iisraeli doktriin üsna selge. Nad ei lepi sellega, et džihadistlikud jõud arendavad tõsiseid sõjalisi võimekusi ja kindlasti mitte nendega, kes teesklevad, et nad pole džihadistid. Need, kes sõbrustavad Iisraelis selgete vaenlastega, sellel pole mingit pistmist vahetu rünnaku ohuga. Kuid kuna džihadistlikud jõud, kellel on sõjaline võimekus, tähendavad definitsiooni järgi tulevikus ohtu, siis ideoloogia ei muutu. Islamistlik ideoloogia ootab. Nad on ootamises eksperdid. Nad arendavad oma võimekust ja siis tegutsevad. Ja see ei sobi Iisraelile. Seetõttu ennetatakse iga võimalikku tulevast ohtu. Kui Iisrael näeb, et see valitsus liigub tuumavõimaluste arendamise suunas, olles samal ajal ümbritsetud välisvaenlastest, kes aitavad neil sõjalisi võimekusi üles ehitada, siis Iisrael tegutseb. Nüüd, USA saadikud, kes töötavad läbirääkimiste kallal ega ole Iisraeli väga head sõbrad, mõistsid need rünnakud kohe hukka kui tarbetu eskalatsiooni, kuigi Washingtonile anti sellest eelnevalt teada ja tõenäoliselt kiideti see ka heaks. Aga tead ju küll, kuidas see välja paistab. Vaata, Iisrael on jõudnud järeldusele, et see džihadistide juhitud sõjavägi, mida toetab Türgi, rahastab Katar, millel on strateegiline positsioon Venemaa toetusel ja mis säilitab tuumavõimalused, kujutab endast vastuvõetamatut ohtu. Ja ma tean, et see kõlab natuke ebareaalselt, aga tegelikult ei ole.
nii et Iisrael otsustas tegutseda. ja kui Ameerika Ühendriikidel oli sellega probleem, siis peavad nad leppima, et enesetapp ei ole enam Iisraeli tee. kui Iisrael otsustas 18. augustil sellele baasile rünnata, siis need rahuläbirääkimised Iisraeli ja Süüria vahel toimusid tehniliselt veel endiselt. Tuletage meelde, kuidas rahuläbirääkimised algasid pärast intensiivset sõjalist sekkumist, sest president sai sõnumist aru. Sama asi võib juhtuda ka siin. On selge, et see oli Iisrael, kes kehtestas nende läbirääkimiste ajal tingimusi, mida ta peab läbirääkimatuks. Sõnum Süüriale oli lihtsalt see: ma olen valmis läbi rääkima tagasitõmbumise üle. Ma olen valmis arutama julgeolekulepet, kuid ma ei luba sul arendada sõjalisi võimekusi, mis mind ohustaksid. Türgi ei ehita seda lennubaasi uuesti üles. Teie õhujõud ei moderniseeru. Teie tuumavõimalused ei jää avatuks. Need on tingimused, mille üle ei saa läbi rääkida. Muide, ma ei ütle, et see oli Süüria. Aga hiljuti kuulis Iisrael, et oli riik, kes pidas Iisraeliga rahu läbirääkimisi selleks, et rahu säilitada ja siis rünnata, kui aeg on õige. Ja jah, ma ei ütle, et see oli Süüria, sest see on tsensuuri all. Milline riik kasutas seda strateegiat? Ja muide, just läbirääkijad olid need, kes seda täpselt sellist ideoloogiat edendasid. Nii nad asju näevadki. Jah, hoitakse asjad praegu lihtsalt korras. Aga tulevikus surume oma ideoloogiat edasi. Sellest arusaamine näitab lihtsalt Iisraeli positsiooni läbimõeldust. Iisrael ei püüa Süüriat vallutada. Iisrael ei püüa Al-Sharat kukutada. Iisrael ütleb, et teil võib olla suveräänsus, aga ainult siis, kui te nõustute teatud piirangutega. Me peame tingimuste üle läbirääkimisi, kuid need punased jooned on absoluutsed. Rahuprotsess on juba takerdunud, sest Süüria ei saa Iisraeli tingimustega nõustuda, ilma et loobuks oma võrgustikust Türgi, Katari ja Venemaaga. Nii et see on juba probleem. Ja selle tõttu on Iisrael need punased jooned ühepoolselt maksma pannud, hoides samal ajal diplomaatilise ukse avatuna. See võib lääne inimesele tunduda võõras ja kummaline, kuid Lähis-Idas on see väga loogiline. Sõnum on siin väga selge. Te võite rahu saada. Kuid kuna Iisraeli rahu definitsioonid erinevad radikaalsete islamistide omadest, kasutame Iisraeli määratlust. Selle kokkuleppe läbirääkimatud tingimused lähtuvad põhimõttest rahu läbi jõu. Ja me rakendame neid tingimusi olenemata sellest, kas te nõustute või mitte. Ja see sõnum ei ole suunatud ainult Süüriale. Türgile ja Katarile saadetakse samuti selge hoiatus. See ei ole juhus, et Türgi poolt üles ehitatav baas rünnati. See on üsna selge sõnum. Ja päev enne seda, kui Süüria teatas tuumaambitsioonidest, tegi Iisrael veel ühe avalduse, mis näitab, kui põhjalikuks on muutunud Iisraeli strateegiline hinnang. Nad on peatanud kaitseekspordi Katarisse ja nimetavad Katari nüüd kurjaks riigiks, mis tegutseb Iisraeli vastu. Oli juba aeg. Ja see on suur asi, sest suhtesse Katariga on alati suhtutud väga ettevaatlikult. Ja nüüd ütlevad nad ka, et me näeme, mida te Süürias teete. Me teame, et te rahastate selle võrgustiku juurdumist. Me teame, et te võimaldate džihadistliku valitsuse piirkondliku rehabiliteerimist. 21 miljardi dollari suuruse investeeringuga. Meie vahel on kõik läbi. Me lõpetame kaitsealase koostöö. See on märkimisväärne, sest Iisraelil ja Kataril on vaikne suhe. Iisrael müüs Katarile aastate jooksul $100 miljoneid väärt kaitsetehnikat, mis oli integreeritud Ameerika süsteemidesse. Ja mulle see ei meeldi. Aga nüüd on Iisrael sellele lõpu teinud. Iisrael annab märku kõigile, kes olukorda jälgivad. Kui te investeerite džihadistide juhitud riikide nagu Süüria ülesehitamisse, kaotate juurdepääsu Iisraeli. Kui investeerite ükskõik millistesse džihadistidesse, kaotate Iisraeli sõbrana olemise rahalised ja sõjalised eelised. Katar otsustas sellest hoolimata võrgu rahastada ja nüüd kaotab Katar Iisraeli partnerluse, arvates, et seda tegelikult ei juhtu, kuid nüüd on see juhtunud. Jällegi, seisukoht on selge, kuid see erineb oluliselt Ameerika seisukohast ning Ameerika on nende lähim liitlane. Ja see osutub väikseks probleemiks. Siin on põhimõtteline lahknevus. Ameerika Ühendriigid usuvad, et kaasamine ja ülesehitamine võivad osapooli muuta. USA peab Al-Sharat reformituks. USA näeb pragmaatilisi huve, mille üle saab läbi rääkida. USA näeb džihadisti, kes tegutseb ratsionaalselt ja kellega seetõttu saab koostööd teha. Ma ei kavatse teeselda, et kui me ütleme USA, siis räägime kõigist, sest paljud administratsiooni liikmed saavad väga-väga hästi aru, mis toimub. Ja võib-olla mängitakse siin hoopis keerukamat mängu. Näiteks, teeskleme, et oleme nendega sõbrad, et saaksime vähemalt läbirääkimiste ukse avatuna hoida. Aga ikkagi on see väga ohtlik mäng. Sanktsioonide tühistamine, vägede väljaviimine, diplomaatiline suhtlemine, ülesehitustöö toetamine. Iisrael usub, et sinu sõbrad ja liitlased näitavad sinu tegelikke kavatsusi ja nemad näevad Süüriat kui džihadistlikku valitsust, keda samal ajal toetab islamistlik. NATO liige, Pärsia lahe riik, kes otsib hullumeelset piirkondlikku mõjuvõimu ja USA vastane, kes püüab takistada lääne konsolideerumist. Iisrael näeb, kuidas seda võrgustikku ehitatakse, näeb, kuidas tuumamaterjali hoitakse alles, näeb, kuidas sõjalisi võimekusi arendatakse ja keeldub selles võrgustikus osalemast või selle legitimeerimisest, lubades sellel küpseda. USA otsustab seda võrgustikku tegelikult mitte näha, sest USA on huvitatud Al-Sharast kui partnerist.
USA väldib nägemast, et Türgil, Kataril ja Venemaal on ühised huvid džihadistide juhitud Süüria kujundamisel, sest USA püüab integreerida Al-Sharat rahvusvahelisse süsteemi. Nad loodavad, et ülesehitamine ja majandushuvid muudavad tema ideoloogiat mõõdukamaks ja see on lootusrikas, kuid samas ka utoopiline. Ma mõistan kiusatust uskuda, et lääne väärtused võivad Lähis-Ida muuta. Ma soovin seda ka ise uskuda. Kuid kahjuks kogemus tuhmistab utoopilisi lootusi, just nagu on juhtunud Iisraeliga. Nemad ei ole pimedad. Iisrael ütleb maailmale, et džihaadist ülikonnas on ikkagi džihaadist. See võrgustik ei tohi teoks saada. Nende sõjavägi ei tohi areneda. Tuumavõimalused ei tohi jääda võimalusteks. Mitte siin, mitte praegu, mitte siis, kui Iisraelil on võime seda peatada. Raha ei muuda radikaalset ideoloogiat. 18. augusti rünnak oli vaikne ja see võib jääda vaikseks, võib-olla sellepärast, et see on vastuolus USA strateegiaga, kuid see oli ühemõtteline, sest see asus täpselt iga punase joone ristumiskohas, mille Iisrael on tõmmanud. Džihadistide juhitud valitsus, mis hoiab enda käes tuumamaterjali ning mida toetavad potentsiaalsed ja sisuliselt läänevaenulikud riigid, saades strateegilist toetust ühelt. USA vastaselt kõik need elemendid kokku kujutavad endast vastuvõetamatut ohtu. USA loodab, et kaasamine töötab. Türgi loodab, et nad suudavad kanda kinnitada. Katar loodab, et nad saavad mõjutada. Venemaa loodab, et nad saavad juurdepääsu ja Iisrael panustab sellele, et ükski neist ei saa areneda tegelikuks võimekuseks. Ja praegu Iisrael on jõud, et seda panust ellu viia. Küsimus on, kas see jõud ja see doktriin püsivad. Palvetame, et see nii oleks. Mina olen Aija Kei ja kohtume järgmisel korral.